Kagu-Eestis, Võrumaal, Rõuge Ürgoru serval asub rauaaegne Linnamägi ning selle kõrval Suure küla ase. Juba Rooma rauaaja alguses saanud asula kasvas piirkonna oluliseks keskuseks vahemikus 6.–11. sajandini. Külast ja linnusest on maa peale tänapäevaks vähe jälgi jäänud, kuid Rohukamara all peituv kultuurkiht on muistsete aegade kohta endiselt kõnekas. 1950. aastate arheoloogilistel kaevamistel kogutud andmete põhjal on asulakoha äärde nüüdseks rajatud muinastalu, mis annab meile aimu rauaaegsete inimeste igapäevaelust ja töödest. On aasta 1000. Talu teistest hoonetest veidi kaugemalt leiame sepikoja. Siin tehakse tööd nii raua kui värviliste metallidega. Parajasti on õues üles seatud väliääs, kus sepp ajab kuumaks tina ehete valamiseks. Tina valatakse kivist valuvormidesse, mis on tehtud pehmest ja hõlpsalt uuristatavast kivimist. Hästi tehtud kivivorme sai kasutada palju kordi. Mitmete Rõugest leitud kivivormide kivi pärineb väljaspoolt Baltikumi, mis näitab, kui palju vaeva kulus hea kivi leidmisele ja vormi valmistamisele. Pronksi valamiseks tuleb aga teha mesilasvahast mudel, mis kaetakse saviga ning põletatakse ääsis vahast puhtaks. Savi sisse jäänud õõnsus valatakse nüüd sulapronksi täis. Seejärel tuleb vorm eseme ümbert katki teha ja siis saame värskelt valatud ripatsi kätte. Selliselt tehtud vormid on ühekordsed, kuid võimaldavad teha väga keerulise kujuga esemeid. Heade tööriistade jaoks on aga tarvis sulatada soomaagist rauda. Sulatusahjust välja võetud rauda tuleb rikastada. Sellest peab välja sepistama sinna sisse jäänud tühimikud ja räbu. Sepp saab sepistamise käigus ka esialgse tunde, kas raud on pehme või kõva. Kõva raua saab jätta terade jaoks, samas kui pehmet rauda kulub kõikjale. Oluliste relvade nagu odade ja mõõkade valmistamiseks pannakse pehmem raud selle südamikku, et anda relvale sitkust, samas kui kõva teras läheb lõiketerale. Viikingi ajal on aga raud kallis ning seda kasutatakse peamiselt tööriistade ja relvade valmistamiseks. Peamiseks materjaliks on siiski puit ja puukoor, millest saab teha kõiksugu esemeid, jalanõudest hooneteni. Ka toidunõusid valmistatakse lisaks savile puidust. Ehitised püstitatakse ilma metallist naelu kasutamata. Peamised puidutööriistad on nuga, liimeister, kirves ja peitel. Hoonete ehituse juures saage ei kasutata ning kõik suuremad tööd saab kirvega ära teha. Kirvega langetatakse puud ja raiutakse majapalkidesse nurgatapid ning varad. Kirvest kasutatakse
kasutatakse ka laudade valmistamiseks ja puidu tahumiseks. Ait on ehitatud tõstetud põrandaga, et seal hoitav vili, toiduained ja muu väärtkraam kopitama ei läheks. Ait on lukustatud kodalukuga ning sinna saab hoiule panna kõike, millelt on soov võõraste pilgud eemale hoida. Suvel tehakse süüa püstkojas, mis varjab lõõskava päikese ning ka tuule ja vihma eest. Kui teraviljadest valmistatakse toite, peamiselt just odrast, siis selle kõrval on olulisel kohal hernes, aetuba ja läätsed. Lisaks käiakse kohalikel järvedel ja ojakestel kala püüdmas. Liha tuleb peamiselt oma karjast. Metsas puuõõnsustes elavatelt mesilasperedelt kogutakse ainsat magusainet, mett. Meest valmistati ka põhilist jooki, mõdu. Toit valmistati lahtise tuleaseme kohal sepistatud raudpajas, mis andis toidule ka sinakas halli varjundi. Elatakse väikestes üheruumilistes suitsutaredes. Hoone soojapidavuse suurendamiseks puuduvad taredel aknad ning uksedki on väikesed. Pimedal ajal möödub elu majades hämaras peeruvalgel. Külmal ajal köetakse maja kerisahjuga. Kütmise ajal peab majast välja minema, kuna korstnata hoone täitub paksult suitsuga. Sellest ka nimi suitsutare. Kerisahju ees on leease, kuhu tõmmatakse ahjust söed savinõus oleva toidu kuumutamiseks. Terve pere magas puitlavatsitel, mis on kaetud õlgede ja loomanahkadega, mis olid ühtlasi nii soojad kui pehmed. Loomanahad, just karusnahad, on viikingi ajal oluline kaubaartikkel. Rõugest leitud loomaluud viitavad, et siin on kütitud muuhulgas kopraid, nugiseid ja saarmaid, aga ka suurulukeid nagu põtru, karusid ja isegi piisoneid. Kliima on praegu soodne ja seega on väike hulk piisoneid lõuna poolt ka siinsetele aladele levinud. Suurema osa igapäevastest loomsetest saadustest annavad koduloomad, veised, lambad, sead, kitsed ja kanad. Tarvitatakse isegi hobuseliha, kuigi hobuse olulisem roll on siiski olla ratsu ja tööloom. Kasvult väike, kuid loomult sitke kohalik hobune saab hakkama nii sõjameeste kandmise kui raskete veostega. Liha ja piima kõrval on üheks oluliseks saaduseks lammastelt pügatav vill, mis on lina kõrval üks peamisi materjale riiete tegemiseks. Enamik tekstiile valmistatakse majapidamises koha peal. Üks ajamahukamaid töid on lõnga ketramine. Seda tehakse kedervarrega, puust pulgaga, millele on raskuseks kinnitatud savist, kivist või luust keder. Keder aitab tööriistal kiiremini ja ühtlasemalt pöörelda. Tekstiilide valmistamiseks kasutatakse iga vaba hetke, sest lisaks erinevatele kangastele läheb vaja paelu, sukkasid, kindaid, aga ka nööri, köit
ja võrk.